No nii, tere õhtust, kell saab 6:30 ja see tennisemäng, mis oli Tom ja Paul ja siis, no tegelikult oli vastupidi, Daniel Evans ja Tom ja Paul. Et jah, sest ongi vasakpoolne, kes on enne, et see on siis, mängib koduväljakul, Daniel Evans. Et see on niimoodi on nagu, on see on see niimoodi. Elmar mängib ja oleme varjualuses. Et katus pea kohal. Et ühesõnaga tegin salatit, tomat, siis see salatileht ja hapukoor ja sink, ma need asjad koopis soodukas praegu, 1,30 on karni, päris hea. Ka sellist hea seljafilee sink, et päris hea asi, et natuke soolaseks tegin, ise panin, käed olid märjad, siis panin salatiga või selle lusikaga soola. Et ühesõnaga ikka jube soolane sai. Et ühesõnaga siis ootame seda mängu. See mäng pidi hakkama Daniel Evans ja Tommy Paul kell 4:10 või 4:20 oli alguses. Kell on praegu juba 6:30. Kogu aeg lükkub edasi paari minutit. Eks teised mängud on ees. Mäng on natukene edasi lükkunud ja juba vihmapaus ka. Et siin vihma sajab, eks siis Inglismaal ka kindlasti sajab. Et ma lõikan sinna juurde seda tomatit lõikan juurde. Tomatit lõikan juurde ja mul panti ka võib-olla päris soolane see. Et praegu ootame siis mängu ja mäng pole hakanud, et eks siis paistab, et ühesõnaga ma selle ennustuse tegin ära, et rohkem kui 5 game'iga ei kaota see Evans. Sellise ennustuse tegin. Ta peaks hakkama saama sellega arvatavasti. Hea see tass on.
siin ei ole vist näha, et on kulunud natuke, et sinna peale oli kirjutatud Microsoft. Kunagi sai kolimas käidud. Käisin kolimas kunagi. Tegin sukest nagu altuurat, et siuke mingi väike kolimisfirma oli, mingi tüüp tegi, et mingi tüüp tegi jah seda. Tal oli üks tööline oli veel. Siis käisime kolimas siuke B-kategooria furgooniga. Käisime kolimas seda Itera oli selle firma nimi. Et see oli seal Mäealuse tänaval, kus TalTechi ülikooli linnak on. Seal kolisime, see kontor kolis ühest majast teise. Ja väga viisakas oli kõik ja need ju siis neil neid tasse ja asju ei olnud vaja, et igasugused asju nad veel viskasid minema, et mingeid arvuteid ja ma tarisin seal, oli veel klaase ja värke ja võtsin siis endale need, et ei nad tahtsid ära visata nagunii. Aga kuigi see, eks selles mõttes see nagu, et nad ühesõnaga kandsid meile need, et ütleme nii, et muidu seal on niimoodi, et see tüüp, kelle oma see kolimisfirma oli, et tal oli seal mingi poliitika oli tal ka veel seal paigas, et need asjad, mis olid mõeldud äraviskamisele, utiliseerimisele, et neid nagu ei olnud ette nähtud nagu võtta. Et tal oli nagu mingi siuke poliitika, aga see oli siuke selline altuura värk oli. Inimene põhimõtteliselt tahtis need ära anda, et ta, see firma see, ega ta ei lugenud nagu sõnumi peale, et ärge kindlasti utiliseerib selle, et ma sain aru nagu, et see mingi teema seal oli, et mõni vist oli sõnad ka peale lugenud, et kindlasti ära visata, et kui on mingid suuremad asjad, mingid diivanid või värgid, siis mõni nagu oli vist isegi sõnad peale lugenud, et ära visata, et ma ei tea. Aga ju siis nii on, et keegi ei taha vist endale mingeid jamasid, et pärast keegi jätab selle kuskile võib-olla metsa alla või midagi, on ju, jah, arvatavasti on asi selles. Või viskab ja siis tuleb välja, et see on tema oma, on ju, Tema ütleb, et tema on nõus selle utiliseerimise eest maksma, sellest, et see prügimäele viiakse kõik see transport ja töö ja et siis on, selles mõttes kõik õige, jah. Aga siin see tass on ühesõnaga, et kui tal keegi teab, see Itera firma, et kui seal mingi asi on, et nad tahavad, et ma selle tassi ikka, kui on kuulda, et nad tahavad, et ma selle tassi ära utiliseeriks, et siis ma võin seda teha, kui väga vaja on. Et ega jah, see väga palju õnne see mingite asjade kogumine pole toonud tegelikult. Et praegult ei ole mul väga midagi alles, et kõik siin need kapid ja mööblid, mis on, et need ei ole minu omad, et see laud ka. Et need õnneks ei ole minu omad, et kui ma siit kunagi ära kolin, siis ma ei pea neid tassima nagu koorma eesel, et siin on mul 2 kohvrit ja rehvid ja mõned tööriistad, et need mahuvad mul kõik nagu autosse ära, et eelmisest kohast kolisin
käisin 5 korda käisin seal prügimäel, olid diivanid ja kapid ja 100 asja seal, mis seal kõik oli, et see oli õudne. Käruga käisin. Diivan oligi kõige nagu suurem asi, diivan, 2 tugitooli. Käruga käisin, selle B-kategooria käruga käisin 5 korda. Käisin jäätmejaamas, see oli nagu karm reis. Seal oli nagu huvitav asi, et esimene kord käisin ühes kohas seal Paljassaarel. Seal taga on see jäätmejaam, no mitte taga, aga suht ees seal Paljassaarel. Ja seal nagu mõtlesin, et saan tasuta anda, et seal oli need diivanid ka, nad kogusid, on ju. Aga millegi pärast, noh, ta ütles, et need ei ole nii korras, et need peavad ikka päris korras asjad olema, nagu see uueväärsed on ju, et siis nad võtavad tasuta vastu, et annavad edasi. Nende eesmärk nagu ei ole jah, seal nagu seda tasuta võtta asju vastu, on ju. Aga noh, kui väga korralik asi on, siis nad võtsid. Ja siis mul läksid kõik, ma ei olnud ju Tallinnasse sissekirjutus ka ei olnud. Ja seal oli nagu kuupmeeter oli vist 30 eurot või. Ja siis ta ütles, et sul läheb siin päris palju rohkem nagu. Aga ma mingil ajal nagu, mul oli üks redel, noh, suht korralik redel oli. Kust see oli jäänud, see oli ka kuskilt, see oli ka ühes kolimise, mitte selle firmaga kolimiselt, aga teiselt jäi see redel, alumiinium. Ja ma selle, noh, et mul oli nendes asjades siiber, mul ei olnud kuskile viia ka neid ja see redel ka. Ja ta ütles, et see redel on küll korralik, on ju. Noh, et millest tead, noh, võib-olla ka seal endale või midagi, et see muidugi, et see redel ja, et ta on kõik korras, et seal oli ühel jalal oli ainult see kummist osa oli puudu. Ütlesin, et hoiatasin, et see on nagu puudu, et ja noh, et ma ise seda kasutasin, mina nagu sellel muud riket ei näinud. Aga ütlesin talle, et igaks juhuks, et see ühes kohast visati minema, et mina tea, et võib-olla on mingi rikke. Kuigi ma ise olin ka turninud sellega, aga ütlesin, et igaks juhuks, et vaata ise üle ilusti, on ju. Siis ta vaatas, ütles, et see on nagu korralik ja siis ja eks ta siis läks ka nagu, meel läks nagu heaks võib-olla, et pani siis selle kuupmeetriga, mis mul seal olid, need kärutäis, neid tugitoole ja diivaneid ja värke ja mis seal kõik olid, kapid ja pani selle kõik siis kuupmeetriga ja noh. Ja siis ma millegi pärast läksin, mõtlesin, et lähen vaatan, et ligemal oli vist mul see isegi. Jah, see oli mul ligemal, et ma sellepärast läksin algul Paljassaarele, et ma mõtlesin, et ma saan niisama need ära anda, need tugitoolid nagu lähevad siis diivan ja läheb nagu, noh, et inimestele, et noh, seal siis uuesti kasutusse on ju, seal oli suke ruum on ju, aga ei läinud. Siis ma mõtlesin, et lähen proovin siis, et see Rahumäe oma, et see jäi nagu ligemale. Ma Lasnamäelt tulin Järvevanalt ja Järvevanalt sealt ära keerata tondilt on ju, kohe vasakul ja läksin sinna ja seal oli küll pikk järjekord oli ees. Noh, ma läksin varem ma läksin 20 minti varem ja seal oli juba, autod olid ees seal. Ja mingi 7-8 autot, et järjekord oli ees. Aga seal oli nagu huvitav, et võttis ka ID-kaardi ja küsisin, et palju maksab ja ta ütles, et ei, et kõik see läheb kõik tasuta, et siis läks nagu kõik tasuta ja et huvitav nagu jah, et aga nüüd olen nendest asjadest nagu selle kogemuse saanud, et ei taha enam mingeid asju koguda, aga noh, see tass nagu siis jäi, et jätsin selle, et kuskilt on ikka vaja salatit süüa. Natuke lõikasin valesti seda salatit.
ja noh, eks paljud asjad on, kus me selle poti viskasin vist ise minema. Suurest meeltesegadusest, ei viisinud tassida, et jah. Eks kolimiste käigus ikka mingeid asju nagu läheb jalutama. No noh, praegult on kõik asjad, mis on vaja, on olemas. Vaatan mingid vanad riided, viskan minema, et noh, kuigi tööle kuskil võiks ju kanda, aga ja peab mõtlema, et nende tööriietega on ka ju ka tegelikult, et ühed korralikud ja tunked ja ongi üks korralik töösärk ja üks või kaks paari ja kõik on ju, võib-olla vaatangi, jätangi seal ühe komplekti tööriideid nagu, et jätan ühe komplekti korralikud tunked on mul olemas, jätan särgi, noh, sokid on ju, särgi, sokid, mingi pusa on ju, et ühe paari jätan ja ongi kõik, et see suvevist on ka olemas, et noh, siis saabki nagu jope saab nagu kokku põhimõtteliselt, et pusa ja see vist, hea suvevist on. Et nii teengi. Jätan ühe komplekti tööriideid ja ülejäänud kõik, mis ei kannata. Noh, ma olen autot remontinud varem ja nende riietega, asjadega, et ei lähe nagu, noh, kuskil neid kanda ei saa, et on kas värviga on koos osad. Et noh, eks ma tööl olen neid kandnud, aga noh, et ongi, et hakkan nagu tööl nagu ühtesid, noh, 2 tükki ütleme, kahed need särgid. Või need särgid, mis korralikud on, need võib nagu jätta, aga seal on mingid püksid ka, mingid sellised, mida nagu väga ei saa nagu kuskil väga kasutada, et tööd ei saa nendega teha, siis nad lähevad, kummardada ei saa, et lähevad katki. Vaatan, kas see, vaatame, kas on alanud, võib-olla on juba 6:40 oli uus aeg, et siis nii, Unibetis tavaliselt panen. Seal on nagu natuke paremad koefitsiendid võrreldes Betsafe'iga. Alustasin kunagi Betsafe'ist, et vahel olen ka pannud. Ükskord mingit kossumängu polnud Unibetis, siis panin Betsafe'is. Jah, ongi. See mäng käib praegu. Ja algas esimene game ja Tommy Paul läks juhtima. Huvitav, et seda ei näita, laivis ei näita või seal, ütleme, telepilti pole, see on huvitav. No vaid selline. Tommy Paul, ma mõtlesin, et saab laivi seda, oleks huvitav vaadata seda tegelikult. Meil oli see bet 365, sealt võtsin ühe sendi võtsin maha, muidu saaks sealt võib-olla vaadata.
läks ette või noh, Tommy Paul juhib 30-15. noh, tema see palling on ka. aga noh, nüüd on 30-15, et Evans on ka punkti kirja saanud, et vahetavad sealt pikki neid palle. jah, 40-15 see Paul Tommy või Tommy Paul. Tommy Paul, jah. Tommy Paul lõi piki joont. Lõi nagu, noh, seda siin näitab nagu, seda palli liikumise neid liine. et see on, selles mõttes on päris interaktiivne, et ta ikkagi näitab, et kuhu see pall liigub ja kus punkt tuleb ja selles mõttes on nagu huvitav. saab jälgida. noh, tegi ära see Paul Tommy. ta tegi ära jah, esimese, et noh, aga loodame, et saab 4. kui ta mõlemast 4 geimi kätte saab, siis on korras. et siis on korras, jah. aga selge, eks ma siis jälgin seda mängu siin ja eks siis vaatame pärast, kuidas tulemused on, kas toimib asi või ei toimi.